Oi kotkad, mis toimub siis? Kes siin ütles 60 laager või? Pidavat olema kalastuslaager. Tegime tiimid juba ära, enne me jõudnudki filmida, et alumise kämpsa poistega lähme vee peale. Meil on ju 1. mai ja nüüd hakkame kõvasti augi tõmbama. Teised jäävad kalda peale. Praegu käsikatega püüdma, saavad esimesena elus söödad kätte, lähevad unnad sisse asjad. Ja vaatame, mis toimub. Siin hommikul juba igavene suur mulks käis seal. Ei tea, kes oli, võib-olla haug, võib-olla midagi muud. Aga jah, mis siin ikka, vestid selga ja kellel ei ole veel ja paneme vee peale. Nii, ja mul on kala ja see ei ole väga väike kala. See on päris korralik haug. Kuule, see on päris ilus haug ju. See on ju päris ilus haug, poisid. Mis see ikka jah, kaalume ära, mõõdame ära ja ongi. Ja mis ta pikkus on siis? Ütleme nii, vähem. On koonu otsas. See on täpselt 60 või 61, midagi siukest. No, ühesõnaga praegu kaaluma ei hakka, aga selle teeme siis nii-öelda fileeks ära, ma arvan, jah. Ikkagi selle aasta esimene mõõdus mul ja väga hästi. Yes! Nii, trollame tagasi praegu. Ja just tuli mul otsa ka. Ma hakkasin tagasi trollama. Jälle suur või? Jälle suur. Oi. Ma just tahtsin öelda, trollame tagasi ja kohe tuli külge. Mul on ka kahv siin. Oi. Kuule, mingi väga koll jälle või? Mis toimub? See ei tule vee pealegi. Oi, poisid. No nii. Mis seal ikka? Võtame lahti sinna 2 konksuga mõlemaga kinni. Nii, aga mina ahnitsema ei hakka selles mõttes, et tegelikult see ei ole päris 60, see paistab siuke 55 kuni 57, ma ei hakka mõõtmagi. Aga see viga ei saanud, väga ilusti jäi kinni, meil üks juba siin kaasas on. Kahju muidugi, et postile otsa ei tulnud, mis minul seda kala nüüd nii palju vaja, teil võiks otsa tulla. Aga jah, see läheb tagasi, me ei hakka ahnitsema. Mul üks on söögiks. Väga hästi, aga võitles kõvemini kui eelmine. Ega mis seal ikka? Kütame edasi. Sõidate ees või? Pange ees minema siis. Nii. Kiri. On küll otsas. See tõmbas. Okei. Kiri. On jaa, suur. Mülümetsa tosia. Kahva. Oi, mis loom. Mine metsa, vaata seda elukat. See on ju korralik purikas. See on suurem kui minu oma, see on 65 sentimeetrine kuskil. Väga äge. Võtame lahti, see sõi nüüd nii sisse. No hästi, aga siis vaatame siis, mis kaalub see suurem Hermanni oma. Pane sealt alt ja kaal on nullis sul ja. No ma arvan 1,5 või nii. Kilo 530. 1 kilo 530. No, väga hästi. Kilo 530. Jäta meelde oma number, kirjutame üles ja vaatame, mis minu oma on. Ma arvan, et 1,2, 1,3 ma pakkusin. Vaata, sul pole nullis, jah. No väga hästi esimese sõidu kohta ju. Kohe esimese sõiduga nii, kala sööb täna hästi, plekki tundub ja ta võttis woblerit ka. Kilo 245. Jah, okei. Väga hästi, Hermannile paneme kohe numbri kirja. Läheb praegu tabelis esimeseks, meil on võistlus ka, nagu ikka. No võtta ühesõnaga jah, käib esimene söömaaeg, seekord ei ole Mehhiko plaust esimene, siis Kairit unustas hakklihad sulama panna jääkülmast, ehk siis esimene on seekord supp ja siis teeb selle Mehhiko asja hiljem ja pärast siis, nagu ikka, saate seit võtta omale igaüks vahvlit ka, ühe vahvli ka igaühele magusaks laua pealt ja siis jah, davai, laual on muud kraami ka veel, näksimist. Noh nii, lähme järgmise pundiga peale. Esimene sõit ju tuli päris hästi kala. Kaldal oli ka mingit väikest kala, natukene paar särge. Saadi siin und sisse.
ja meil on siin uuendus ka loomulikult. Memberid juba teavad, aga kes tahab näha, kuidas see asi ehitati või mis süsteem see siin on, siis julgelt hakake memberiks, see pole midagi, 4,99 kuu ja siis on teil lisavideod, aga nüüd on siit hea mugav paati ronida. Hops, tuleme siia, see oli ammu plaanis. Vana seljahaige, näed, saab ka siit ilusti lihtsasti peale. Oi, nüüd jäi see serva taha kinni, ei ole hullu. Ja paneme peale ja vaatame, mis me siis teise tiiruga saame. Ja tegelikult on üks asi veel. Mul tulevad varsti e-poodi lantide mystery boxid. Ehk siis tulevad mingid salajased landid sinna sisse. Noh, mis nad nii salajased, nii kui te teate. Ma siin jõe peal püüan palju plekiga. Üks läheb kohe testimisse, selline plekk, see ei ole nüüd Vene plekk, see on Hiina plekk. Siis lähevad testimisse veel mõned woblerid, siin läheb ka kuldset plekki testimisse, et kui need asjad siin toimivad, ju nad toimivad ka mujal ja saab siis mystery boxidesse panna neid erinevaid asju, aga no proovime ära ja ega midagi, lähen peale, vaatame. Nii, ja nüüd selle Hiina kollasega, see tundub ka mitte alakas, see on kindlasti mõõdupoiss. Nii ma võtan kahva. Kindlasti mõõdupoiss. Hopsti! Oi! No näed. Aga oi, sellega on mida hekki jälle sõi niimoodi, et verd voolab. No. Näed, kus verd tuleb, lahmab külje pealt. Pole midagi teha. See läheb jälle söögiks. No õnneks on mõõdupoiss. No sööb niimoodi sisse, aga näed, müüki plaanitavad landid töötavad. Et vaatame, mõõdame ära selle kala. Ja, veri tilgub juba niimoodi, et siin all on kõik punane. Kahju. Ma oleks muidu lahti lasknud. No nii, ja nüüd mingi väga suur ei olegi, aga õnneks on täpselt 50, et noh, saab selle ära võtta. No vaata, mis palju see verd tuli sellest vennast juba. Et ta on nüüd nii viga saanud, et jah, sellega ei ole midagi teha muud kui söögiks, aga noh, mis seal ikka? Võtame ära. Yes. Nüüd tõmmanud korgi vee alla, üks lausa unna selle korgi. Ja oot, ära tusto, kahv, siin samas, kahv, tuligi ära või? Jaa, see oli mingi kahene vähemalt. Vähemalt kahene, jah. Oi, johha ei tii, aga kus ta nüüd selle unna korgi tõmbas siis? Oota, ma hakkan undu tõmbama. Jaa, täitsa crazy. Välja ei tohi tõsta kahvaga ikka veest, on ju võtta. See on sinu mootori. Ei ole, mul ümber ei ole kerinud. Tuli ära otsast. Tõmba julgelt, ma mis crazy elukas. Välja lihtsalt selle. Ma nägin ainult pead, kas see oli suur või? Jaa, väga suur oli. Ma nägin, see oli mingi kohe. Ta võis ka kolmene olla, ta oli ikka päris suur. See oli kolmene. Siis see ei ole ju nii suur või? Nii. Tavaline. Tõmba. Jõhker värk. Miks siin 20% on punane? See näitab valesti. No näed siis, selline elukas, kes tõmbas kuskilt rohu vahelt niimoodi, et tõmbas unna korgi põhja. Tahad ise proovida? Ja see ei tule. Okay. Nägite ka poisid, enne? Ma nägin plärts. Ma nägin pead. Jõhker loom. Anna see. Kurat, ma panin õnged ära. Nüüd peaks veel... Jah, tõmbaski kuskilt, näed, selle alt läbi. Okei, võta see kiiresti oma paati koos nõeriga. Vaata elukad siis. No aga see on siin sopis alles veel kuskil. See tuleb võtab võib-olla uuesti, kui maha rahuneb. No võt siis, mis siin elukad on. Nii, me nüüd sööme ära ja siis lähme alumise kämpsapundiga, jah. Siis lähme jälle vee peale, paneme ülesse vett ka ühe sõidu, vaatame, kuidas seal on haugiga või ahvenaga lood. Ja jah, ega midagi, toimetame. No nii, me hakkame minema nüüd kohe jälle sõitu, paneme ülesse vett ja vaatame, kuidas siis ülesse vett ka lugu on. Ma ei ole siin ülesse vett kaugele sõitnudki. See aasta me ei tea, kas seal on puud alles veel, mis eelmine aasta seal jalus olid ees või ei ole. Jaks paistab.
et ei tulnud selle sõiduga midagi praegu. Ei tulnud midagi, et randume siia ära ja hakkame grillama siis. Et midagi üle ei jäänud. Nüüd õhtupoole Haug ei söönud enam millegi pärast, et sõi ainult siis enne lõunat natukene. Aga ega midagi, ronime kaldale ja vaatame, siis teeme tule üles ja hakkame grillama. Nii, poistel siin mingi und läks tagurpidi meie sopis jälle. Väike läks ära, jälle läks ära. Läks ära. Väike Haug. No kui väike läks ära, siis ei ole vahet ju. Las ta läks. Jah. Väga hea. Grillamine käib. Seekord valges. Enamasti siin, mis siin kevade poole laagrid olid, või talvel oli see grillamine pimedas, aga nüüd on nii valge juba, et meil on siin peale 9 veel vist valge. Kell ei olegi siin mingi väga palju veel tegelikult. Kell on 20:27. Jah, näed, see laudtee sai mul ka. Eelmine kord mul oli kuskile siiamaani vist. Nüüd sai see jätkatud siit kõige soisema koha pealt ka. Nüüd saab siin käia niimoodi, ei pea siin uda sees tallama kõrval. Siiani, kus on kuiv pind ilusti välja ja siin saadi siis väike ja nurupoeg ka. Ja mis seal ikka? Mis teete sellega siis? Elus söödaks on vast liiga suur, siis võtame tagasi. Suurel Haugil ei ole, aga laske siis jah tagasi. Ta on nagu elus söödaks liiga suur ja muidu jah. Nii, siin tuli nüüd roosärg, vaatame, mis mõõtuse. Ma mõõdaks igaks juhuks ära, vaata see on niimoodi, et meil on ju võistlus, et see 64 Haug ei pruugi teha siuksele roosärjele enam ära. Me punkti arvestusega vaatame, et mõõdame ära selle, mis ta on ja siis paneme igaks juhuks kirja. No nii, õhtune unnatšekk veel, jah. Loom tuleb ka tšekkima unda. No vaat, ega siin pole enam. Nüüd on grillatud ja tehtud ja lähme magama ära. Noh, kuidas päevaga rahule ette siis? Hästi. No sina muidugi, sina said kõige suurema juraka, on ju. Kõige suurema kala. Ei ole häda. Noh, mis seal ikka, eks homme võtab ka Haug ja vaatame. Ei tulnud kõigil kala, aga noh, ega midagi. Tänaseks kõik, et siin põletan veel šašlõkivardaid vahukommist puhtaks ja siis paneme varsti tuttu ära, et mis me siin ikka passime väljas, et praegu keegi vist ei viitsi enam püüda, tundub. Mis ma vaatan, kas on kõik olemas? Tule nüüd, tule nüüd kaldale, noh, hops. No sina lähed otsast, okei. Noh nii, nüüd on hommikune unnakontroll vist, jah. Et kõik on siin juba üleval käsikaga. Siin mingi kala oli võtnud, aga otsa polnud jäänud. Nüüd minnakse vaadatakse unnad üle, sest vahest on niimoodi, minul on päris tihti juhtunud tegelikult, et te vaatad, et punane pool on ülesse poole on ja, aga Haug on tõmmanud uuesti ringi ta veel. Ehk siis tähendab seda, et võib olla vabalt nöör pealt juba maha keritud ja kalaga otsas, aga ma ühendan siin mõlemal paadil akud ära ja siis vaatame. Nonii, üks jäi maha. Nonii, väga hästi. On ikka vinge koer. Meil on nüüd maailma kõige vingem kass, see Bella hiirepüüdja ja siis on meil maailma kõige vingem koer. Aga jah, nüüd hakkame õngesi kohe siin vaatama, parandama, millel siin on vaja uuesti trossid külge ja asjad ja mingid pusad ja värgid ja noh, tavaline värk. Painakate söömine, jah, nüüd sööme ära, siis lähme vee peale jälle poole tiimiga vaatame. Ülejäänud poolel tiimil on vaja kindlasti elus sööta, et siis saaks undasi sisse veel. Aga poole tiimiga lähme vaatame kohe, kuidas see Haug täna sööb ja täna tuleb nüüd veel soojem, hästi päikeseline ilm. Äkki hakkab ahven ka sööma lõpuks. Siin pole ahvenat landiga saanud. Praegu paar tükki on tulnud siin mingi laagri käigus siin tuli. Ma nüüd ei mäleta, millise laagri käigus paar tükki vabast veest.
aga jah, eks siis vaata, praegu on 10 kraadi juba hommiku. No vot, normaalne, suvi on käes. Ja mul on kala. Kui suur ei tea, võta kahvi 2 juhuks. Väga suur vist ei ole. Oi, mis asi see on? Turb ju. See on mu turvarekord ju. Ma pole nii suurt saanud. No tõsta sisse. Vaim värki siis. Poisid, kurat. Ja vaatame siis, mis see turb kaalub. Ma arvan, et see on minu turvarekord. Ma ei ole nii suurt saanud. 1,465. Normaalne. Aga teeks pilti ka, kui ma juba siukse sain, on ju. Ja see kala läheb tagasi, sest et ma ei oska selle turvaga midagi teha. Eelmine kord ma võtsin ja ikka ei tulnud hea. Nii, mine siis. Aga ilus loom ja näed, läheb äge. Yes. Ei, see ma ei ole nii suurt saanud. Ja, ma olen midagi kilokanti saanud. Ja tuli siis selle sama Hiina pleki peale, mida ma siin testin praegu põhimõtteliselt hõbedase peale nüüd. Et eile tuli üks haug selle kuldsega, täna tuli selle hõbedasega. Nad on muidu välimuselt identsed, aga lihtsalt värvi vahe on. Aga noh, paugutan selle hõbedasega edasi praegu, vaatan, mis siis veel siit tuleb. Nii, meil siin juhtus üks vahejuhtum. Et kellegi kummik paneb nagu ööuss või vihmauss põgeneb kuskile maa sisse ära. Aga vaata, liiga siia serva peale ei tasu ronida. Nüüd on meil selline olukord. Ja. No jah, ega pole midagi. Nüüd tuleb välja kaevata. Mis siis teed? Et siia ei tasu jah ronida. Siin on liiga pehme see asi. Vot. Sihukesed tegelased. Nii, ilm on päris soojaks läinud, siin on juba lühkarite veel, osad mehed, ma ise ka. Et teeme söömise ära ja lähme jälle peale. Mul on jälle paar uut asja katsetada, mida ma ennem ei katsetanud. Et on niisugused asjad, on niisugune pea, raskuspea, siis siin on see ja all on see. Siukene, et seda katsetan. No silikooni panin suvalise külge, aga just, et neid päid on jälle Hiinast saada. Vaatame, kuidas see toimib, kui siin all töllerdab mingi siukene asi. Ja mina panen alati lisakolmiku siia üles, et ma kuumutasin selle kolmikul selle ülemise aasa ära. Vaata võilmi, ma panen näitan, kuidas ma teen. Kuumutasin ära selle ülemise aasa, et ma saaksin seda niimoodi kokku suruda. Sellepärast, et muidu ta tuleb siit teise kolmi või selle ühese pealt ära. Et ma panen selle nüüd niimoodi siia. Hops. Lisakonksuks. Niimoodi. Et siis hakkab nagu külgede pealt ka külge, kui vaja. Aga see tuleb siit otsast ära, kui rahmima hakkab ahu. Aga miks ma ta pehmeks lasin selle silmuse? Ongi see, et nüüd ma saan ta siia hops, kinni pigistada ja nüüd ta üle selle kida nagu ei tule ja kala jääb ikkagist külge. Vaat selle mõttega. Vaat siukse süsteemi ja proovime seda ka. Ja siis veel väiksemaid wooblereid, mis on suure keelega ahvenna jaoks ja siis ka selliseid testime veel ära. Spinnertailid, aga nüüd need Hiina versioonid. Sest et üks sinine, mis selle nimi oli, mis sa ka mulle kinkisid, mäletades? Spinmad, jah, et need spinmadid ju hästi toetasid, aga proovime nagu Hiina versioone ka, mis on nagu oluliselt odavamad, et kas need ka toimivad. Meil siin tegelikult valmis see hauk ka, vahepeal suitsuahjus, ma ei filminudki, mis on siin eile sain, et tegime selle ära ja seebiga ikka ta on nii mudased, et siis jah, saavad süüa. Kui söövad. No aga ma tahaks näha seekord, et see otsas ka on. Muidu on see teema, et ei söö keegi siin kala ju. Jätakse järgi nii palju, aga no sööge nüüd seekord ikka lõpuni ära. Poisid, mis toimub, kus koer käis laua peal või? Võib-olla. Või on seekord niimoodi, et päriselt söödigi kala ära või? Mina söön kõige rohkem. Tegelikult on veel ju nokkimist siin. Siin sutsu on siin nurkades ja kõige paremad osad need kõhu ääred.
on veel söömata, rasvased kõhuääred. Seal ongi kõige rohkem suiku maitset. Noh nii, teeme veel ühe sõidu. 2 tiimi peale, 2 kämpsa peale kokku saime siin pundi. Et vaatame veel nüüd. Õhtusem aeg, et äkki võtab ja kui ei võta, no siis lähme pärast teeme veel baaslaagris seal, veitsa seal veel grilli ja värki ja noh, vaatame siis veel kaldavalt midagi. Et ega me ei tea, meil päeval tuli vastu üks paat on ja kalameestega, nemad ütlesid, nemad ei olnud üldse saanud midagi ka, et täna ongi siuke päev vist. Eile oli ka, nagu enne lõunat ainult oli siukene põhivõtt ju. Et noh, ma sain küll selle turva siin täna ja no ütleme, nüüd väikest kala ikka tuli siin kalda peal, aga ma ei hakanud seda vaatama, et poisid seal käisid kõvasti seal otsa peal viidikat. Palju teil seda viidikat kokku tuli siis? Meil oli kõik, meil oli viidikat, Et viidikat ja igasugust väikest pudi, aga noh, mis see selle väikse pudiga, nad tahavad ikka augi, sest praegu on augipüügi aeg. Aga no proovime siis. Nii, meil vee peal ei tulnud mitte midagi, aga kaldapealsel tiimil uskumatu. Sirele jõitse veel, aga tuli ilus linask. No paneme maha, mõõdame ära. Kaalusite või? Kaalusime, aga see kaal näitas 2 korda erinevalt. See panite võib-olla vale selle ühiku peale. Et see on... Äkki kaalu uuesti. See on jah, 36 jah. Ja sealt august jah? Ja sealt samast, kus praegu need korgid on. Seal nägin, et järjest niimoodi alla läheb ja tõmbasin. No võt. Nii, see ei saa olla nagu mingi 700 ainult. Ta on ikka suht raske, jah. Nii. Aga võib-olla siis on. 760. 760. Tegelikult võib olla küll, ma ei ole ise nii ammu linaskit saanud, ma ei mäleta enam, mis nad kaaluvad. Lased tagasi või? Ja Kairit oli filminud ka telefoniga, kuidas see linask välja tuli. Et siis vaatame selle ka siia vahele ja selle telefoniklipi. Mis juhtus? Pane kapp alla! Seison! Võta! See on suur turg või midagi. On siin juures. See on mingi räigelt suur turg. Said või? Jah. Kes siis on? Kes on? See on linask või? Tegelt! See on linask! On või? Jaa, see on linask! Keegi pole siit mõõdust linaskist saanud. Mõõda ära! Saadame Ällile. Tegelt! Äll just eile ütles, et linask mullitab kuskil. Ma vaatasin, mis asi see on. Palju linaski alammõõt on? Palju linaski see mõõt on? Kolmkümmend või? Mõõda ära ta, ma helistan Ällile siis. Tasage ju. Mille otsa tuli? Ussi või? Jaa. Suvaliselt veatas, ma vaatasin, mis asi siin on. No davai, mõõda ära. Ma arvan, et see mõõdus. Võib-olla, jah. Ootake ju, vaata, sul on selja taga õnged ära peale astu. Noh nii, panime tule alla ja hakkame siis täna ka, kuna eile jäi veel terve suur pakk vinkusid järgi ja vahukomme on ka veel järgi, siis me võime täna ka seda sama asja veel teha siin lõkke ääres on ikka mõnus jah, ja miks mitte siis. Et muid asju kõrvale, mingit salatit ja värki ja leiba ja mis siin siis ikka vaja on. Õhtul veel. Teil on omal ka hästi palju magusat ja nänni kindlasti kaasas kõigil on. Olen juba näinud, et jah. Teeme siis veel ühel lõkkeõhtu. Noh nii, tänaseks vist kõik. Kalda peal kedagi ei ole. Köögis kedagi ei ole. Lõkke ümber kedagi ei ole. Üks vend istub seal, aga see, ma ei tea, kes see on. See pole meie laagrilaps. Aga jah, ega midagi. Vaatame hommikul edasi. On ju? Ja, lähme tuttu ära. Noh nii, viimase päeva hommik. Proovime veel. Kas täna aug võtab? Mingi päev peab ta ju sööma hakkama.
aga jah, kõigepealt ennem kui läheme vee peale, siis kiired võikud, asjad ja siis on veel võimalus siin, kes kalda peal jäävad, võivad veel üle teha seda. Eile seda ma kohta ei filminud. Meil tuli siin nii suur viidikas, et me pole siin nii suurt viidikat saanud. Viidikas juhibki praegu jälle, et meil on siin üldse huvitavalt suured viidikad. Oota, mis see mõõt oli? See oli 19 sentimeetrit viidikas. Me ei ole siin nii suurt saanudki ja see siis praegu 76 punktiga juhib, et vaatate, kes siin kaldapealsed mehed on, äkki saate veel suuremat, et kõige suurem tõenäosus praegu ongi vist tõenäoliselt viidikaga ära teha, kui seal nii suuri viidikaid tuli eile selle sopi otsa peal seal tegelikult. See koht, kus see nii-öelda sopp läheb jõeks üle ja natukene jõe poole isegi, oli mingi suure viidika parv all. Te seal noppisite päris palju neid eile ja? Ja, 10 tükki. Et noh, vaatame siis, mis kalaga lõpuks selle laagri võitja võidab. Aga sööme ära ja aega ei raiska, paneme kohe vee peale. No nii, hommikune pealesõit siis. Vaatame, kuidas täna siis haugiga on viimasel päeval. Nii, siin on vist kala. Ja ongi kala. Jee, esimene! Täna hommikune, aga väike. Maru väike on ikka. No, mis seal ikka? 2-3 korda suuremaid. Eks võta lahti ja saadki tagurpidi raputada. Voh, super. Näeme paari aasta No, pärast. yes. Nii, mul on kala küljes. Ma võtan igaks üks kahva vaatama, kas on ilus. Oi, jälle. Jälle väike. Veel väiksem vist kui sul oli. No joh, ei tii. Mis see siis on nüüd? Eile ei tulnud üldse. Siin on mingi poole. Ei, haug. No mine tagasi. Hull loom. No on ikka tegelane. No jah, mis oli ikka vähem midagi. Kala ja see ei ole väike kala. See on nüüd mõõdukas kindlasti. Võttis korra. Ei jäänud otsa, siis võttis uuesti. Oi, see on ilus. Oi, see on ilus. See on ilus haug ju. Pane alla, vette pane kahv. Nii, võt nii. Tõsta kahvaga. Ma hoian Tamilist ka, et ta väga ei keerutaks. Oo, väga hästi, lant tuli lahti. Kala on kahvas, tõsta nüüd paatise. Pinnad. Nii, tõsta siia. Väga hästi. Oota, mis ta pikkus on? Võta see ära sealt, see rihm. 60. Nii, koon on seal. 61. Umbes nii. See oleks minu rekord. Et noh, mis seal ikka, aga see jäi nii ilusti kinni. Viga ei saanud, kõhna vend, kudend, mina lasen tema minna, et jess, näeme siis mõne aasta pärast uuesti. Hea küll. Oi, ma olin kindel, et on põhjas, aga ei ole. Nii, too siia. Ongi kala, noh. No nägid siis. Siukene lugu, kuule, see on ju suur poiss, ma mõtlesin, et on põhjas. Ei olnudki. Ei saanud üldse aru, et ridva ots oleks jõnksutanud, vaata, aga no saime ikka välja tõstmise peale. Joh, ei tii, kuule, väga ilus. Väga ilus. Ja pikkus on sellel tüübil 56. 56 ja okei, kaalumas ka või? Kilo 290. No vot, nii, ja mis mõte on sul sellega? Ma tahan isale seda näidata. Tahad näidata? Jaa, ei usuks endale. Isa saab videot ka vaadata, et selles mõttes, et tahad ära süüa või? Ma arvan, et nagu joo. No võtame siis kaasa. Hästi, väga hea. Super, noh, täna on kohe teine päev, on ju. Jälle nagu esimese päeva alguses, aga noh, ütleme nii, et
minul on ikka liiga palju kala tulnud, poistel võiks rohkem tulla, need kalad, mis mulle otsa tulid, oleks võinud poistele otsa tulnud ja tulla ja. Nüüd hakkas võtuaeg. Nii, see on väike, tüübil teine otsas juba kohe järjest, nüüd hakkas võtuaeg järjest väike. Minut aega tagasi saime, võtan ära, jah. Nii. No läheb tagasi, jess. No, tahate kloune näha või? No, see on siis, kui siin samas sopi peal aku tühjaks söödetakse. teisele poole kinni. No aga pange sinna äärde ikka, tuul viib teid niikuinii sinna, aerutage juba sinna ära siis. Et miks meil aerusid paadil küljes sellel ei ole, on see, et me lähme alati 2 paadi kaupa. Ja minu paadil on aerud igaks juhuks küljes ja minu paadis on ka veel varuaku, et kui midagi peaks juhtuma, siis ühega pukseerib teise paadi ära. Et minu paat nii võina vee peale ei jää, aga nad läksid siia sopi peale ja vaat nüüd. No saate siia selle purde äärde ära, ei ole hullu. Kelle lants? Saate ikka. Ja mul poisid, kala! Ei ole suur, jah. Tõstan niisama, siit samast näed sopi eest. Sopi eest tuli kohe. Oh, näed, sai ise lahti. No, väga hästi, et nii, mine 10 aasta pärast. Näeme. Yes. Nii, hakkame lõpetama kohe viimast kalastuslaagri paadisõitu, et meil siin on kohe on kell 3:30, jõuab veel süüa ühed supid ja siis ongi kõik, et viimase sõiduga nüüd ei tulnud enam praegu rohkem kala. Ja ega siin tuleb vist auhind ka ära anda, et ega siin keegi vist suuremat viidikat pole kaldal vahepeal saanud, me ei tea. Noh nii, viimane söömaaeg ja siis Henri see linask ka. Et ütleb, et ei ole muda maitset. Kui mul lubatakse, ma proovin ka tükki, vaatan, kas on meie sopi linaskil muda maitse. Ei ole, jah? Ei ole. Täitsa normaalne. Ja siis ega siin vist suuremat kala enam ei saada. Ja siis on meil selle kalastus võistluse auhinnavõitja. Varsti hakkab nüüd rohtu kasvama, siis on hea suure rohu seest tõmmata, et Salmo poolt siis üks lant võitjale. No ma arvan, ega mis meil siin ikka, teemegi praegu lõppu ära, ja meil siin tõenäoliselt midagi enam ei tule, et kerige magama ära kratid ja midagi siis. Tegelikult on nüüd siukene lugu, et me mõtlesime, et me lähme uuesti kalale peale laagrit, aga nüüd lähme nagu natukene niimoodi, et noh, natukene lõõgastume ka, et võtame paar külma õlut ka sellest väsitavast laagrist ja siis lähme niimoodi, et tuleb Keiu, Moona ja Kairit ka ja teeme veel paar tundi sõitu ja vaatame, kuidas siis kala võtab, kui kalastuslaager läbi nii-öelda on. Ja trollame üles voolu, kus me poistega minna ei tahtnud, sest seal on mingid sisse kukkunud puud, poisid ei oska sealt nagu õigesti üle sõita. Ma üritan need puud mingi hetk läbi saagida, et seal saaks natuke rohkem liikuda siis ülesse suunda ka. Aga ega midagi, landid külge ja teeme sõitu ja näeme siis juba uuesti, kui midagi küljes on. See on kala! Oo, ongi kala! See on kala! See on kala! Ära karju, ära karju! See on kala! See on kala! See on kala! Tõsta sisse, see on väike, tõsta sisse! Ära liiga sisse keri, tõsta! Vaata hullu, kus karjub nagu segane. See on esimene. Haug. Hoia kinni ridvast. Vaata segast, kus karjub. Ja läheb tagasi. Tuleb 10 aasta pärast. Yes. Minu yes. Yes. Mängisin taga natukene. Oi, see on ilus.
tšau, ilus, oli tore näha. Nii, ja jälle läks ära. Kurat, mis see on nüüd? Et nad ära lähevad täna. Ilus suur oli jälle. Äkki võtab uuesti. Nüüd uuesti keriga magama kratid. Noh, paar võttu. Ilusad kalad olid küljes, läksid ära ja väikest ka vahele. Ja küll keriga magama kratid.